Tervist! Kas te näete minu slaide ka? Praegu slaide ei näe. Siis ma pean need kõigepealt vist jagama siit. Jah. Ja. Nüüd või? Nüüd me näeme. Ja nüüd on täis ekraan. Jah, väga hea. Loodame siis, et tehniliselt kõik nagu laabub järgmised 3 tundi. Ja et heli on äkki ka olemas. Väga kahju on, et ei saa teie seas täna olla, aga samas on väga hea meel jälle, et ikkagi saab selle enda loo ära rääkida. Ja suur tänu selle sügiskooli korraldajatele, et kutsusite. Soomaa ju asub sellel veeteel, millest just siin Ain Mäeots rääkis, nii et väga põnev oli mulle enda kuulata ja ilmselt ma mõnes kohas siin haagin võib-olla selle jutuga nagu. Et räägin siis ühepulootsikutest. Soomal neid ongi kutsutud niimoodi või tegelikult veelgi lihtsamalt lootsik. Nii et selline sõna nagu haabias, seda Soomaa külainimesed ei ole kunagi pruukinud. Viimasel, eks ju, võib-olla siis 30-40 aastal on see muidugi levinud ka. Tänu siin Lennart Meri raamatutele, filmidele, Mark Soosaare filmile ja ütleme selle viimase veerandsajandi sellisele nende ühepulootsikute renessansile, et neid on siin ju ehitatud nüüd taas rohkem kui võib-olla see periood, mis jäi pärast teist ilmasõda ja 50-ndatest kuni 80-ndateni. Oli nagu hääbuv kultuurinähtus. Ja siin üks keskmise kiviaja kaart, et täiesti see veetee on ju nagu must-valge, mustalt sellel värvilisel kaardil ja Priit Kalev seal juba nagu pakkus välja, et see Emajõe nimi võis olla ikkagi mitte sakslaste välja mõeldud, vaid ikkagi kuidagi rahva suust üles korjatud, tundub nagu loogiline ja hüdronüümid siis ongi ühed sellised, tundub kohanimed, mis nagu kaua või mis säiluvad, eks isiklik kogemus Vepsamaalt, kui käisime vepslaste juures ka sama asja ühepuupaatide pärast 2 korral ja siis kõik need külanimed on seal ära venestatud, aga jõed, järved kannavad kõik ilusasti soome-ugri nimesid, et väga võimalik, et siingi midagi sellist oli. Sellised puud hakkasid siis Eestis kasvama umbes 6000 aastat tagasi, millest ühepuupaati üldse õõnestada saab. Enne seda oli suhteliselt kiduras, et kliima oli külmem, aga siis atlantilisel perioodil tekkisid sellist jämedamad puud ja vanim siis selline ühest puust paat on siin, vaatan, Sarnate soo asuelkoht. See on siis Lätimaa rannas, ütleme Ventspilsist poolel teel Liepaja peale, Aivar Riiska andmetel. Eestist ma ei tea, mis need on, aga igal juhul, et võiks arvata, et see on siin midagi sarnast, nagu need olnud. Meilgi. Nii, siin üks selline kaart veel, midagi uut infot siin võib-olla ei ole. Valma on ilusti ka peal, nii et näha on, et te olete ka selle veed ääres praegult seal. Ja siis, kui ütleme umbes 5000 aastat vana on siin see Sarnate ühepuupaat, siis Euroopas vanim on 10 000 aastat. Või, sorry, mul ei ole vist andmed siin, aga vaadake järgi, see on ju see Hollandis, võib-olla 8000 aastat, või 10 000, 8000 aastat enne Kristust, jah, siis ehk siis 10 000 aastat vana, et poole vanem. Ja see nüüd on siis, see Sarnate oma oli Männist, siis see peaks olema Tammest, et eks need on tegelikult ju ehitatud igal pool ja
ja siis kasutatud. Ja ühel hetkel muidugi need künalaadsed ühepupaadid, mis olid suhteliselt sellised rasked ja kobakad, muutusid kergeteks, nagu need tänased ühepulootsikud, kui ma nüüd räägin, eks Sooma mudelist ka, või üldse need haabialaadsed, mida siis tehakse haavapuust, mida tehakse ka võib-olla muudest pehmematest puudest nagu pärne, aga et neid siis on tegelikult nagu reaalne, et ikkagi kasutati ka pikematel reisidel, et siin on siis minu arust Ainil seda meest ei olnud, aga üks rootslane, kes koostas ka atlase ja erinevate illustratsioonidega, nii et siin on nagu näha nii ühest puust paati, mida mehed kannavad, siis on näha, kuidas siis tehakse, valmistatakse laudasid ja lisatakse pardalaudasid peale. Nii et selline tüüp paati, mis siis on nagu ühepupaat, aga millel on pardalauad peal, et see on samuti levinud. Soomaal seda ei ole, aga kadunud Matsalupaat just selline oli, kus oli siis üks pardalaud peal, sest see Matsalupaat, seda kasutati siis ka lisaks Kasarjõele just käia ka lahe peal. Ja ise olen siis Karjalas käinud, kus üks mees selliseid lisalauaga siis ühepulootsikud teeb ja siis ta õmmeldakse siis, eks ju, kuusejuuriga, kõik nagu nii, nagu ta võis kunagi olla. Ja ka selliseid leide on, et üks selline, kui kelle on huvi, siis guugeldage Merkijärvi paat, mitte siis eesti keeles, aga inglises või soomes, sest see on üks leid, kus on siis 2 lisalauaga selline paadileid Soomest. Ja et just see lisalaua lisamine siis võimaldab taga nagu lainet paremini taluda ja võib-olla ka purjetada, et siin Priit Kalev mainis ka enda retke mööda seda veeteed, et siin paadis siis hoiab tüüri tema üks selle retke kaaslane Fredrik Koivusalu, üks selline soomerootslane, kes siis samuti 25 aastat tagasi siin ta tegi ise ühes nendest soomalaagritest paadi ja koos Priidu tehtud paatiga nad siis tegid ka seda retke ja selle ühe lootsikuga siis ta sõitis nii-öelda eksperimendi korras just ka ühe väikse regati seal läbi, sealt on siis see pilt, nii et põhimõtteliselt saaks nagu täitsa mõelda, et ka vanasti see ei olnud nagu probleem, et nende väikeste alustega selliseid retke ette võtta, mis eeldavad natuke ka nagu lainet või tuult ja siis muidugi nad olid ka suhteliselt kerged. Nii et see on üks tükk värske, natuke sarnane mees nagu Fredrikuga, aga see mees on praegult minust isegi paar aastat noorem. Ta on taanlane, arheoloog ja siis kirikuõpetaja, kes just siin nädal tagasi lõpetas ühepulootsikuga retke, mis siis oli Vana-Laadogast Kaspia merele ja nagu siin Ain mainis ka, et seal tuleb ette mõne kilomeetriseid siiski ümbertõstmisi, et vastab tõele, seal vahepeal ongi sellised, eks ju, alad, aga ta oli vist kas kokku 20 jõel ja siis 5000 kilomeetrit või 4000 kilomeetrit. Ma võin eksida, aga vaadake, Toomas Frank on ta nimi ja tema nimeline veebilink on siin peal, et väga põnev. Ja vist nüüd on ta juba Taanis tagasi, aga ta võttis 4 aastat tagasi, et selle retke Stare-Ladogast Konstantinoopolisse, mida siin ka viikingi kaartide puhul oli jutuks, et selle sõitsi siis süstaga, sest ta on lisaks see, et ta on kirikuõpetaja ja ajaloohuviline, siis on ta ka kõva süstamees, need süstaga ta läbis selle ja siis vahepeal selle 4 aasta nägi ka neid ühepupaadi valmistamise filme Novgorodi, Nižni Novgorodi kandis, seal on ka vanad mehed, kes teevad. Ja siis ta tellis omale just sellise ühepupaadi ja selle retke tegi just ühepupaadiga. Et tal on sellest eelmisest retkest on ka päris huvitav artikkel inglise keeles, ripub üleval, et kodule lehel lähete, siis saate leiate. Ja täna siis kasutades, ma ei tea, Google'i otsingut ja vaadates Instagramis ringi ja ma ei tea, Kontakti ja Ruus ja muudes saites nii inglise kui vene keeles, eks ju, teades, mis see ühepupaadi erinevad nimed on, vene keeles on 20 erinevat nime, kuidas sa võid ühepupaati nimetada, et siis see on selline kaart, mida ma siin vaikselt täiendan, see ei pretendeeri tegelikult mitte millegile, et need on need kohad ja need konkreetsed paadid, mis täna eksisteerivad, kus kohas siis need kas on tehakse praegu või on just tehtud või ütleme
paljud nendest ei ole võib-olla mingi elav kultuur, nii nagu Soomaa võiks lugeda, et kust on nagu põlvest põlve seda kantud ja ta on nagu selle sellise järjepidevusega, vaid on ka niisugused, kus jah, nagu võib-olla on mingid huvilised on midagi teinud. Aga loodusrahvaste juures muidugi, kõik nad on nagu igapäevases kasutuses ja nii-öelda siis kultuuripärandi osana. Lähemale siis, see oli nüüd nagu sissejuhatav, et minu enda nagu muidugi seosed hakkatis, kui lapsepõlves sai nähtud Mark Soosaare filmi, eks ju, ja siis siin peakangel ongi Jaan Rahumaa, üks nendest meistritest, kelle käest siis ka meie, eks ju, praegune põlvkond on selle lõpetuse saanud. Samuti Lennart Meri filmid seal otseselt, võib-olla ei ole seda nii palju, aga tal on nagu mitmes filmis, kas 2 või 3 käib läbi nii siis Hantide juures, Karjalaste juures, Üpslaste juures see ühepuvaadi teema. Ja teatavasti Soosaar tegi ka siis filmi Mother of the Boats või Ema Vene ja see ongi, ta on nagu ise seda ka siin televiisoris rääkinud, et selle idee ta tegelikult Lennart Meri käest nagu sai või ütleme, et Meril oli üks film, mida ta veel tahtis teha töö nimega Paati, mis ta siis nagu tegemata ei, kuna ta läks, eks ju, sellesse riigi juhtimisse ja vist ka mingisugused muud hädad, mis seal, eks ju, selle üleminekuperioodil olid. Ja siin on mõned lingid, ma pikalt nüüd ei räägi, aga just, et kuna ka siis need merireisid olid just ju, eks ju, Soome õrilast juures, et Soome õrilastel kõigil ka ikkagi, kes vähegi järvede jõgede juures on see muidugi kasutusel olnud, nii nagu ta ka Eestis on olnud ju laialdaselt kasutusel. Ja täna samuti need 2 kohta ma olen ise jõudnud ja nende mõlemite kohta on sellised käsitöö videod ripuvad YouTube'is, et kellel nüüd huvi, siis saate pärast neid filme vaadata. Marimaal käisime 3 aastat tagasi, Vepsamaal vist juba mingi, mis ta siis teeb, 17 aastat tagasi või, kas tõesti nii kaua. Nii, aga siis nüüd Soomale, eks ju, et minu kodukohas on nii kaugele, kui suulised mälestused tagasi ulatuvad ja praegugi veel tarvitusel peaaegu ainult ühest puust välja õnnestunud lootsikud, kirjutab siis Mihkel Riis 1936. Nii et 2 sõja vahel olid nad igas talus, nii Riisakülas, Tõramakülas, Tipukülas, aga ka, ütleme, praeguse rahvuspargi alt välja, Torise või, eks ju, Vastemõisa poole, et nad on nagu levinud ja samuti oli siis neid meistreid, kes neid tegi, oli rohkem. Et Heiki Pärdi on sellest kirjutanud üsna hea ülevaate ja samuti on saadaval, et ma nagu väga kaua selle ei peatu. Ühesõnaga need ühepulootsikud siis kasutatigi iga päev, ütleme see suurvesi, mida siin ka mainitud, mille pärast Soome on tuttav, sel ajal ta oligi ju ainukene võib-olla viis, kuidas üldse nagu mingid asju ajada. Nii et sellega sai siis kas või üks lihtsalt asju teha, kui toas oli vesi ja laudas oli vesi, selle lauda ja toa vahet käia. Ja kui siis suurt vett ei olnud, see oli mingi mõnenädalane periood, vahest küll ka pikemalt, aga enamasti mitte. Et siis Jõgepidi samuti kogu elu käis, nii-öelda, et see ei olnud mingi suur rahvusvaheline see veetee, aga Soomaal on need jõed olnud veel hiljuti täitnud nagu tänavate rolli ja isegi võib veel praegu leida maju, mis on nagu siis nagu fassaadiga jõe poole. Et sealt, kus kohas siis inimesed tulevad, külalised tulevad. Mõned pildid siin veel, sealt 2 ilmasõja vahelt. Ja igast tööde tegemistega seotud nagu siin näha Puksilla ehitus, mis siis igal kevadel jälle uuesti sisse pidi panema ja sügisel siis kas välja võtma või siis jää oli seal ära lõhkund. Ja siis eks te kasuta ka lustisõiduks, et siin on näha selline pilt, kus just enamasti naised istuvad. Muide siis noor tüdruk, kes istub seal üsna pildi keskel, see on tuntud rahvalaulik siit Soomalt pärit Liisa Kümmel. Nii et oma emaga koos sellel pildil. 50-ndatel, 60-ndatel juba rahvast ei
Soomaa rahvuspargi piirides 20 korda vähemaks. Aga see paat muidugi elas oma elu, nii et Jaan Rahumaa, keda ma juba mainisin, Soosaare filmi peategelane, tema käis siis külas just ühes talus Karuskosel, selle perenaine siin on lootsikus oma lastega ja samuti tema pojad siin Ühepuu lootsikus. Ja nüüd ma jõuan siis sellisesse aega, kui tuli Eesti Vabariik, tuli rahvuspark ja mina alustasin seal just samal ajal oma nagu turismiettevõttega. Kõigepealt me pakkusime oma maja välja talupidajate kataloogis koos emaga 2 tuba ja õige varsti ma siis hakkasin tegema kanuumatku ja selle kuidagi orgaaniliselt haakis ka siis Ühepuu lootsikute vastu huvi ja me korraldasime siis 5 aastal sellised laagrid, esimese siis koos Rahvuspargi ja Loodusfondiga ja siis Rahumäel oli meil see peamine õppejõud koos Jüri Lükiga, varsti tuleb see teise mehe pilt ka ja siis kui me seda ette valmistasime aasta varem, siis ma käisin Jaanil külas parasjagu ja siin Priit Kalev siin toksib just temaga koos oma haabeid. Need olid siis, millega nad ka seda hetke tegid ja nii et samal ajal, aga eraldi meil nagu tekkis see huvi selle asja vastu. Minu see tegevus oli siis jah sellised laagrid, igal suvel, jaanipäeval mingi nädal, umbes võib-olla päev rohkem, olid siis tüved maas ja iga tüve juures 2-3 meest, tihti pered ka kaasas ja Jaan ja Jüri siis, Jüri Lükk olid siis need instruktorid, et siin on nad ka mõlemad näha ja nemad omakorda olid siis Aleksander Oolepi käest seda oskust õppinud, nii et Aleksander Olev või Oolepi Aleks, tema siis oli just viimane selline, võiks öelda professionaalne Ühepuu lootsiku tegija, kelle jaoks see oligi põhine sissetuleku allikas. Tal oli küll ka natuke maad ja mesilased ja oma tarbeks, eks ju, kõik see põllupidamine. Aga et ta tegi nii ilusaid lootsikuid koos siis vennaga, kes ta aitas, et tema käest telliti neid jälle palju ja ütleme, see oli just see periood, kui oli siis neid ka pidevalt vaja, nii et oli see turg. Ja on siis üks meister veel, kui me need laagrid tegime, siis Rahvuspargi inimesed rääkisime, et tegelikult lisaks Jürile ja Jaanile on veel Tolbergi Mart või Martin, siis see vanem härra siin, noorem võib-olla tunnete ära on Kotkaur ja Sellis, Urmas Sellis, et pilt on seoses just Rahvuspargi ettevalmistavate mingisuguste töödega, ju Urmas käis seal mingid kotka pesasid vaatamas ja sattus siis selle Tolbergi Mardi hoovi ja koos nad nüüd vaatavad siis Ühepuu lootsikut. Aga et Mart paraku jah siis lahkus siit ilmast 97. aastal, nii et kui meie laagrid olid 96–2000, nii et Martinit me sinna ei saanudki enam. Aga küll on siis Eestis on veel üks Ühepuu lootsikuheitja Kaido Kama, kes just Martin Tolbergi käe all selle lootsiku tegemist õppis. Nii et meil on nagu, tegelikult on siis nagu 2 sellist koolkonda Eestis. Ja nüüd see Aleksander Olev, ehk siis Jaani ja Jüri õpetaja, väga kihvt, et on säilinud üks selline intervjuu temaga Eesti Raadio arhiivis ja ka seda te saate siis YouTube'is kuulata, siin on päris huvitavaid igasuguseid asju selle kohta, ka kuidas ta elab, ta on seal üsna vanas eas, vist kas aastal 66 on see tehtud, mõned aastad enne surma ja muuhulgas ta ütleb seal siis Valdo Pandile, et tema rekord on 30 lootsikut teha 1 aastaga. Mina usun seda fakti, aga ma olen vist ainus nendest Ühepuu lootsiku ehitajatest, kes arvab, et ta ei luiska. Nii, siin ei olegi nüüd vist, mul need pildid on rohkem sama nagu sellest, kuidas, mis siis nagu, kui need vanameistrid lahkusid, siis me, eks ju, need laagrites käis seal mitmeid 10 inimesi kokku, võib-olla isegi 100. Ja ise ma olen siis üritanud ka seda asja teha pärast seda, kui ehk ühtegi õpet olnud, ma ju 5 aastat
laagrites ka ise tegin alati kaasa, nii et oleme siis neid ehitanud, no mitte võib-olla siis iga aasta, aga üle aasta, nii et kui tihti küsitakse ka, et mitmes see sul on, mida sa praegu teed, siis ma seesuvi mõtlesin, et äkki mingi 15 umbes. Ja samuti me kasutame seda siis Soomaal, eks ju, turistide sõidutamiseks, tihti just nagu mingid ajakirjanikud, ajakirjanikud, kes tahavad mingit filme teha, et need on siin päris mitmeid tehtud ja siis oleme siin ka organiseerinud juba, eks ju, 14 aastat tagasi Haabja Selts, kus on siis, näete, lisaks Priit Kalevile ka Jaan Keerdot, tema on võib-olla isegi kõige rohkem ehitanud neid üheplootsikuid nüüd viimasel 25 aastal. Aga mitte siis Soomaal, vaid Tartus ja mööda mingisuguseid erinevaid festivale, küll Käsmus meremuuseumi juures, Tallinna mingitel vanalinnapäevadel ja Hansapäevadel ja kuna ta on nagu puude mees, siis ta sellega on viimased veerand sajandit tegelenud. Ja tihti me oleme käinud mingitel festivalidel, et ütleme, kui rääkida sellest kasutusest, siis loomulikult seda üheploootsikut enam seal Soomaa külades nii-öelda hädapärast vaja ei ole, et on inimesi, kellel ta nagu hobi ja minu näitel on ta siis pigem seotud sellise Soomaa tutvustamisega. Nii koha peal, eks ju, see Haabja ehitus ja Haabja sõidu taga ka siis, et käia mingitel festivalidel väljas, nagu siin merepäevade pilte. Ja on siis ka Eestis selline võrgustik, see oli üsna aktiivne just mingi 10 aastat tagasi, kui Lodjakoja eestvedamisel tehti mingisuguseid ajakirjanike reise ja ülitati videosid ja siis korjati selline Eesti traditsiooniliste veesõidukite seltskond kokku. Nii et väga uhke muidugi on selliste suurte aluste seas olla ka sellise väikse üheplootsikuga. Ja muidugi ka see veetee, eks on siin kaardil hästi näha. Siin siis jälle merepäevadelt üks pilt, kui sadamas käis Kruusensterne, siin Läänemere suurim puulaev. Ja siis ka seal samas, kus meremuuseumi, kus need merepäevad Tallinnas toimuvad, ehk siis meremuuseumi juures on siis ka täiesti üks Soomaa lootsik on nüüd esindatud selles kollektsioonis. Jah, et sellest ehitusest ma nagu väga palju ei mõelnudki rääkida, aga et kui ta väljast on valmis hoolitud, seest tühjaks tehtud, siis oluline selline etapp on siis see lootsiku laotamine. Tule paistel see kere läheb pehmeks ja ta on voolitav siis mitte väga kiirelt, aga juba aja jooksul järjest pikemaid pulki sisse surudes ta siis pardad lähevad laiali, nii et keskelt läbi sellisest poolemeetrisest tüvepakust saab ligi meetrise või vahel ka võib-olla üle meetri laiuse siis paadi. Huvitav on ka siis see, et see Soomaa nimi lootsik, et kus kohast tuleb, et me teame, eks ju, et lootsikuks võib mis iganes paati kutsuda ja esimene asi, mis võib-olla pähe kargab, on lotka, vene keeles, eks ju, paat. Ja mina ei ole filoloog, aga siis neid teooriad on erinevad ja üks huvitav teooria, mis on see Ants Viirese raamatust Puude inimesed, et see lotsit on siis läti keeles painutama, et Soomaa on ju ka suhteliselt ikkagi nagu Lõuna-Eesti või Läti lähedal, et väga võimalik, et see lotsit või siis lootsik, et see on sellisest just, et ongi selle painutatud parrastega ühepuu paadi nimi on meil hoopis nagu Balti keeltest, aga mul ei ole mingit oma arvamust, aga viskan nagu sellele tõhku, et üks huvitav asi on, mida uurida. Siin on vasakul pool üks pilt siis viimase aja suurematest ujutustest, need olid jäävad 10 aasta taha. Kui te olete rahvuspargis käinud, siis see vasakul pilt on rahvuspargi keskuses, et ka ümber siis keskushoone oli vesi ja täiesti nagu sai aru, miks see üheplootsik on tarvilik siis sellistes oludes. Ja parempoolne pilt on Tipu looduskoolist, kus siis ka nad on omale teinud just siin valmis saanud laotamise. Nii, üks konkreetne veeteega
et Priit mainis seda nende matka, vahepeal on tehtud ka veel mingi ajakirjanik, kes sõitis, Arvet Toots, kes sõitis selle läbi ja on sellest kirjutanud, et aga üks selline projekt, mitte küll nüüd Peipsist, aga Tartust liikus, eks ju, meil laulupea tuli, üle-eelmine laulupidu mööda veeteed ja siis kui Lodi tõi ta Võrtsjärvele, Kale sõidutas seda mööda Võrtsjärve, siis sealt alates Võrtsjärvest kuni Pärnusse 8 päevaga ta liikuski siis ühepoolootsikutega. Ja see sama Tänassilma veevaene osa, mida siis, mida me kõik teame, et sealt on alla mäge tulla, nii et kui me need lootsikud võtsime sealt välja ühel hetkel umbes seal, kus see kutsekool on vist veel, ja siis veeretasime, kalitasime nad siis Viljandi järve randa, et see illustratsioon, mis Aini slaidikirjas oli, joonistatud raudrüüdes ja sarvedega viikingid ja nende kandiliste aluspuud veel, siis eesti keeles on neid ümaraid rulle, siis mille peal ehk kutsutakse kalideks ja mulle nagu meenub, et üks ka selline, et selle sama sõna kali, üks siis võimalik nagu teooria on, et kalid või siis kalevite rahvas või et see on nagu sealt kuidagi pärit ja et ütleme kalevite rahvas või siis eks ju meie, siis et seal on võib-olla see sama seos siis veesõidukite kalitamisega või siis nende samate veelahmete, kus siis on suhteliselt vähe, suhteliselt kuiv, nende ületamine nagu siis mööda siis maismaad ja veeretades mööda kalisid. Jälle üks huvitav asi, mida võib-olla keegi teist isegi teab rohkem rääkida või on vähemalt uurida. Mõned pildid siis siin vasakul üleval ongi Viljandi järv, võib-olla tunnete ära linnad inimesed, ja paremal on siis 8 päeva hiljem seal Pärnu sadamas, kus võttis selle tule meie käest siis üle siis viikingilaev Turm. Või oli see juba, äkki see oli ikkagi rannarootslaste laev Ruunbjörn, et see Turm oli seal niisama kaasas ja vist oli nii. Ja ühesõnaga siin on näha, et me tassime, siin me ei tassi küll seda sama Tänassilma jõe otsa, vaid juba oleme Sindi paisust ümber tassimas ja siis all paremal pildil on Tori põrgu, nii et igal õhtul oli seal laulukoorid vastas ja see oli väga meeleolukas muidugi retke. Ja siin, ma ei tea, kas seal saalis viibib, ma ju ei näe, aga Andres Ansper siin Raudnajõel kuskil ka, see esimene päev oli ikka päris hull, et tuli ületada mingisuguseid selliseid kohti, sisse langenud puid ja prahtteis kohti, ehkki me olime seda käinud varem puhastamas. Samuti siis me oleme natuke teinud sellist võrgustumist. Ma juba rääkisin natuke siin Vepsamaast ja Marimaast, kontaktidest Vepsa ja Mari ühepoolootsikeitele, et siis Lätis siin samas teispool piiri, mis siis on, ma ei saa praegu seda kohane mööda, Kaue rahvuspargis. Ligatnes on siis selline puutöökeskus ja siis puumuuseum. Väga võimalik, et tegelikult ju teate need inimesi ka, Richard Svitsikis on ta nimi ja ta on siis ka doktorikraadiga selline Greenwoodi eriala lõpetanud Riias. Ja nad on teinud siis ruhesid lihtsalt omast lõbust ja nende ruhedega matkanud juba, ma ei tea, üle 10 aasta kindlasti ja siis samuti ta ehitas ühe sellise siis ühepoolootsiku, mis on siis haabja tehnoloogia, et laotud parrastega üsna sarnase järgi ja vist põhiliselt saades inspiratsiooni sellest Nižni Novgorodi meistrite filmist, mis ka YouTube'il on saada. Ja siin ma ei tea, kas te tunnete ära, kas Sloveenia lipp on siin ära seal kõrva taga, et on siis olemas selline nagu võrgustik nagu Ööli Watercraft,
et erinevate siis varaste, et mitte öelda primitiivpaatide, vaid just nagu varaste esimeste siis veesõiduki kohta maailmas. Ja siis üheskoos me siin ka Soomaal oleme korraldanud seminari ja selle järelt siis üks suurem matka, et kus siis olid ka meil need lätlased külas ja samuti Siirimaa siis ühepupaadi huvilised, küll arheoloogid, et seal sellist elavat kultuuri ei ole, aga populaarne on siis nagu neid vanasid paadileidude järgi mingisuguseid selliseid koopiaid ehitada. Ja siin on siis, ma jõuan nüüd üsna varsti lõppu, ma ei tea, kuidas see ajaga üldse on, tegelikult mul vist väga veel ei põle aeg, aga kui ma saan varem hakkama, eks ma siis saan rohkem teie küsimusi, ma loodan. Et siin on piltidel näha, kuidas sõber Oliver Loode, kes siis töötab ka nagu Soome-Ugri teemade ja just kultuuripärandi ja turismi teemadega, et temaga koos meil siin, siis ma ei tea, äkki juba 3 aastat tagasi tekkis see idee või noh, et see idee siis oli ka varem võib-olla, et võiks taotleda ühepuu lootsikule siis UNESCO vaimse kultuuripärandi staatust ja siis õige varsti me selle siis võtsimegi ühendust Kultuuriministeeriumiga, tolleaegne minister oli seda meelt, et joh, see on väga tore mõte, siis tegime sellise väikse töörühma ja siin on ka näha, selle töö käigus siis said kokku tegelikult kõik need ühepupaadi ehitajad Eestis ja siis natuke teisi selliseid abitööjõudu veel. Ja sai siis esitatud eelmise aasta märtsis juba järgmise kultuuriministri poolt ära siis dokumentide pakk, mis koosneb siis taotlusest, samuti tegevuskavast, mille kirjutas kokku Priit Kalev ja siis samuti valmis Eesti Rahva Muusikalt üks niisugune UNESCO formaadis 10-minutiline film, mis siis räägib seda sama taotluse teksti põhimõtteliselt nagu filmina ja 10 fotot. Et see vastus ongi nüüd siis nagu oodata selle aasta lõpuks, noh kuskil seal jõulude kandis, et eks me siis näeme, kas see on positiivne või negatiivne, aga igatahes selle protsessi käigus siis on ka meil selline suurem ühinemine toimunud, nii et on olemas meil ühepuu lootsiku ühing, selline ka siis MTÜ, mis seda sama tegevuskava hakkab nüüd ellu viima. Mida need tegevused siis, see on jah siis UNESCO film, mida need tegevused siis nagu endast kujutavad, et eks ongi see, et noh, vastavalt sellele tänasele elule, et see ühepuu lootsiku funktsioon on ju teisenenud, et eks ta ongi nii hobiks, et teda tehakse selleks, et ise nagu kalal käia, matkadel käia koos sõpradega, lusti sõita või siis minu näitel ja väga võimalik, et edaspidi veel, eks ju teisigi, kes hakkavad pakkuma selliseid siis matku noh, nagu tasu eest, ehk siis osa siis Soomaa turismi pakkumisest. Ja samuti sel aastal siis sai vändatud üks uus film, siin parempoolsel üleval pildil keskmine ära Jevgeni Zavatski, kes töötab siis ETV Plussis, tundis suurt huvi, et teha siis just selline nagu mis käsitleks kogu selle paadi protsessi ka ja selline ka seda Soomaa lugu, nii et nüüd nad said siis alates talvest puu mahavõtmisest kuni nüüd selle lootsikuga vee peal käimiseni, mis on siin all paremal, kõik need materjalid omale purki ja loodavad siis siin uue aasta alguses selle filmiga tuua nagu eetrisse. Jah, see lihtsalt illustreeriv pilt sellest haabja siis kasutusest, eks ju nii-öelda lustisõiduks, kui tal ei ole enam võib-olla sellist praktilist tähendust ja samas vasakpoolne pilt
tõendab, et ega ka vanasti ju inimesed teda bussisõiduks on tarvitanud. Või noh, see ei ole midagi uut. Ja põhilised võib-olla asjad siis veel, mis on seotud tulevikuga ja mis on ka meil selles UNESCO taotluses välja toodud, on, et kõik need, kes täna siis ehitavad neid paate, nad on ikkagi sellised keskealised mehed, et Kama on võib-olla 10 aastat vanem, aga siin Kaurmägi, Priit, Kalev Parts, Jaan Keerdo ja mina, et me oleme kõik seal sellised 40-tes, 50-tes, et kui me siis alustasime selle ühepuulootsiku teemaga, siis Jaan ja Jüri, meie õpetajad olid 70-tes, niimoodi 71-2, et meil on sinna veel 20 aastat minna, aga et kahtlemata üks oluline teema ja millele ehk aitab ka kaasa see UNESCO staatus, kui see peaks nüüd positiivselt lahenema, on siis see, et tuleks peale mingi järgmine põlvkond, need, kes on siis täna võib-olla noored mehed. Et küllap teid on ka selles saalis, et jah, ma nüüd ise ei saa koha peal olla, aga väga tore, et on Priit Kalev seal ja et ega ma arvan, et Eesti on nii väike ja kellel on huvi, saate võtta ühendust ka minuga isiklikult, et kui kellelgi huvi. Ja siin vasakul pool me mõõdame siin Vändrandis just ühte puu ümbermõõtu ja teine teema ongi see, et see materjal on ju, et me ka sinna taotluses siis nägime selle ühe ohuna lisaks võib-olla selle ehitamise huviliste puudumisele, et kas need ikkagi tuleb, eks tänapäevases situatsioonis, mis see peaks neid motiveerima, siis teine asi, et milles võib koht olla, et kas me ikkagi leiame piisavalt selliseid jämedaid haabasid tulevikus, millest neid lootsikuid teha. Ja eks neid võib-olla mingisuguseid selliseid kohti on veel, et kui seda teed, et siis peab olema ka turg, et kuidas sellega siis oma kogu selle tegevusega nagu niimoodi otsa kokku saada, et oleks ka motivatsiooni neid nagu kuidagi jätkuvalt ehitada. Aga ma ei teagi, kindel ei ole vist äkki 40 minti on mul täis, järelikult on natuke aega, aga samas me oleme ajaga nagu hädas, et ma panen klapidele pähe, siis ma kuulen teid paremini ja mul oleks küll hea meel, kui ma saaksin ka mõned küsimused, millele vastata. Kellelgi on küsimust küsida? Sa arvad, et küsin ise, et kas see tema ellujäämine on see nüüd see, et tuleb nagu niimoodi turismile rohkem rõhuda? Või see kaasaega mingi rohemaailm ka natukene aitab sellele kaasa? Ma ise olen nagu eluaeg ennast turistide kantseldamisest elatanud, aga ma ei ole nagu üldse seda meelt, et see on mingisugune niisugune monokultuurne tegevus, mis kõik nagu hädad nüüd lahendab. Aga et niisugune kombinatsioon, et lihtne oleks ju võtta vastu rahvuspargis näiteks uues kaitsevaruskavas selline nagu punkt, et enam plastmasspaatidega ei tohigi rahvuspargi jõgedel käia ja küll ta siis ellu jääks. Aga noh, seal vaimse kultuuripärandi ongi nagu 2 erinevat nimistut ja kui me seda alustasime seda asja, siis veel sellist nüanssi ei teadnud, et viimasena sai, eks ju, Lõuna-Eesti või siis Võrumaa suitsusaunakultuur sinna nimistusse ja võrokeste juures me käisime ka nagu kogemusi vahetamas ja kuulamas, mismoodi see asi käis ja mida teha, millest hoiduda ja siis suheldes nagu Eestis on ka UNESCO esindaja, kes töötabki UNESCO asjadega, Margit Siim on ta nimi, et tema ütles, et aga tegelikult Eestis selles vaimse kultuuri nimistus on juba, eks ju, see suitsusauna kultuur, siis on meil Kihnu kultuuriruum, see Toleelo, lätlaste ja leedulastega kahas on see laulupidu traditsioon, vist ongi need asjad, et
muidugi ei ole probleemi, et tuleb veel üks asi, aga et kuna on siis ka selline teine nimistu, mis ei ole siis, selle nimistu, kus need muud asjad on, selle nimi on esindusnimistu, aga et on siis ka selline ohustatud pärandinimistu või et seal ei ole Eestist mitte midagi ja üleüldse on see nagu palju lühem see nimistuga maailmas kokku, et võib-olla see oleks nagu siuke nagu öeldakse, madalam siis see puuvili, eks ju, ära noppida, et kuna see ühepulootsiku asi justkui on nagu ka ju ohustatud, sest et vaata, kui vähe neid inimesi, kes neid teevad ja teda pole nagu vaja enam nii, nagu vanasti tal oli vaja ja samas kui mõtta, et noh, meid on ju ikkagi mingi 5 inimest praegult, kes seda oskab teha ja me veel ei sure ära, et meil see situatsioon ei olegi tegelikult nii halb, on ju, noh, loodame, et UNESCO muidugi arvab, et see on halb, sest muidu me ju ei saaks seda staatust. Aga mis sa küsisid? No ma küsisingi, et umbes, et mis see perspektiiv on, et kuidas ellu jääda, aga ma mõtlen, et tead, kui 5 ja kui mõelda 7 miljardile, et siis meid seda on ikka nagu väga vähe, eks ole, et seda tasuks igal juhul toetada neil. Ma arvan, et see on väga, väga hea mõte. Sa kõik oled väike nali, et no, kuidas selle räppari laulule need pandasid on ainult 8 ja need ja lisased. No nii, aga on kellelgi veel küsimusi? Nii, Kadri Tüür. Tere, aitäh. Mul on küsimus seoses eelmise ettekandega ka. Et kui pikkadel jõelõikudel tänapäevane aktiivne maabioliiklus üldse käib? Kas sa kuulsid? Jaa, et ega mitte ainult haabiaga, vaid üldse ka nende plastikanuudega, ega Viljandist startijaid ei ole, sest et see ei ole mõnus matk Viljandist Ohvrisse sõita või nüüd siseneda sinna. Ja on selline raamat nagu Paani riigis, selle autor on Ants Murakin. Ta sõidab süstaga Viljandist Pärnusse seal 30. lõpus. Kahekesi sõidavad, teine mees on siis kunstnik ja see raamat on ilmunud Rootsis, sest et nad mõlemad siis põgenesid sinna. Aga ta kirjeldab, ta nagu looduskirjeldust ja seda kirjeldab just sama veeteed, eks ju, Viljandist Pärnuni ja kuidas nad seal käivad, kus nad nagu ööbivad. Noh, nad tulevad vist kas 3-4 päevaga mingid veskikohad ja need samad kalatõkked, millest siin Ain rääkis ka. Ja muidugi seal on päris palju neid erinevusi, just et kui rahvarohke see jõer on. Aga väga kihvt koht on, ma isegi mõtlesin, et ma ei leidnud seda raamatut hommik üles, mõtlesin, et ma loen sealt selle koha ette, kus ta siseneb sinna, umbes sinna siis Raudna Lemme risti peale ja sealt tuleb ühepullootsikul mees, kes seisab seal püsti ja talle tundub, et ta on nagu pöördunud tagasi kuskile ajalukku mitusada aastat või üldse kuskile Amazonasesse sattunud, on ju. Aga jah, et vastus on see, et ega need Tänassilma jõge ja siis Raudna ja ülemjooksu ei saa jah tõesti südasuvel sõita. Ja kui me need laulupeotulega tulime, siis me isegi nagu rääkisime, et kas seal üldse kellegi huvi on, nagu, et mina ise teen matku rahvuspargis siis palju madalamale, et ütleme jah, Tohvrist vahest lähme peale, aga mitte siis seda ülemist lõiku. Ja mis ta veeteed puudutab, siis kahtlemata seesama see taliteede asi oli Hansa kaubanduses ka väga tähtis, sest et need taliteed on ju praegultki looduses näha, mis käivad siis Viljandis Vastemõisa ja sinna üle Riisa nagu üle Kikepera ja et need voorid olid ilmselt palju olulisemad nii selle ühelt poolt selle kauba Pärnust Viljandisse sõidamisest ja Viljandist Pärnust sõidamiseks. Aitäh! Aga nüüd me peame küll lõpetama selle vooruga, sellepärast, et meid ootab lõuna. Et me teame, see on elus väga oluline. Aga aitäh, Aivar, sulle! Ja mul on ka siin söök valmis. Ma näitan sulle, et sa saadud sellise asjaga, ma ei tea, kus kohast ta näeb. See on sinu. Nii, aitäh sulle!